Tere, te vaatate jälle Keller Recordsi podcasti ja täna on meil külas siuke bänd nagu Ajamasin. Tere tulemast. Tere. Et ma võib-olla kohe alustaksingi selle küsimusega, et mis pani teid aastal 2025 just nagu bändi tegema, sest nagu praegu on populaarne just nagu see, et inimesed istuvad kodus ja produvad nagu arvutite taga, et miks just bänd? Esiteks bändiga on juba see, et kui sa teed laive, siis see emotsioon, mis sa saad publikult ja see tagasiside kõik, juba see ise nagu motiveerib muusikat tegema. Et see on ka põhjus, miks näiteks mina hakkasin üldse pilli mängima. Sest mul on juba väiksest peale plaan, et mina tahan olla seltskonnas see, kes oskab pilli mängida ja ongi mingid lõkke ääres istumised asjad, et siis saan mina olla see, kes mängib kitarri ja kõik saavad koos laulda ja et see emotsioon kõik, mis tekib selle muusika tegemise käigus, et sellepärast. Jah, ma ise nagu tunnen sama, et ma küll ise nagu produtseerin arvuti taga nagu rohkem, aga muusikaga just nagu ongi nagu lahe asi see, et kui ta on nagu elav ja sa teed füüsiliselt just nagu midagi, et siis sa oled palju rohkem nagu sidemes ka sellega. Et kaua teie bändid nagu tegutsenud on? Me alustasime aastal 2022, tulime kõigepealt kokku. Ja siis 26 august peaks 3 aastat täis saama nüüd, 3. sünnipäev. Alguses muidugi läks aega enne, kui kõik liikmed olid kohal selles bändis, et alguses oli, et teeme bändi, mina ja Erks, teeme. Ja siis paari kuu jooksul või 1 kuu jooksul tulid bassimees ja trummar ka ja siis, et eelmise küsimusega seoses mul ka kohe tuli see, et miks bändi teha sõbrad. Et seda nagu kodus oma pead või üksinda singer-songwriter gitarriga midagi, kõik on äge, aga just see, et sul on oma punt, oma meeskond, kellega tulla kokku ja rääkida muusikast ja teha muusikat. Jah, siin on ka just nagu see eelis, et kui sul on nagu inimesi, kellega koos nagu mõtteid põrgatada, teil tuleb koos nagu midagi täiesti muud kui sinu üksi, et see muutub nii palju rikkamaks. Ja. Kas teil oli raske muidu leida teisi bändi liikmeid? Ei. Kohe olemas? Jaa. Oligi see, et ma siis räägin bändi sünniloo ära, et ma olin väes, mul oli üks bänd just laiali läinud, siis panin uue bändi kokku, seal selle bändiga ütleme nii, et läks kehvasti lõppkokkuvõttes, et seal osad bändiliikmed visati bändist välja ja siis olingi, ma olin linnaloal ja siis lõpuks peomeeleolus siis läksin Rüütli tänavale. Järsku vaatan, et mingi vend mängib ja laulab seal, siis vaatasingi, et laulda nagu oskab ja siis läksin rääkima Villemiga ja et ütlesin, kuule, et teeme bändi, et aga räägime homme edasi, et homme kaine olen, et siis on hästi. Et siis vaatame edasi ja vaatame, mis saama hakkab. Siis oli bassisti vaja, siis mul oli hea lihtne, kuna mind ja bassisti visati koos bändist välja põhimõtteliselt, siis oligi bassist oli mul kohe olemas, küsisin, tahad mussi teha? Jaa, tahan, tavai, olemas. Ja siis oli meil üks trummari variant oli vahepeal, aga ütleme nii, et temaga ei toiminud. Ja siis ma olin isale maininud, et ma tahaks meile trummariks. Ja isa oli jõudnud seda ennem rääkida juba vennale, kui ma olin jõudnud seda ideed nagu bändile ette sööta. Ja siis üks hetk olin tööl ja siis vend helistab, et kuule, et paps rääkis, et sa tahad Ajamasinesse trummariks, et ma olen nõus. Ja siis oligi, siis ma rääkisin bändi liikmetega ja nii see punt kokku saigi. Esimesest korrast kohe, kui Egert ehk siis Eku trummar tuli proovi ja hakkasime midagi mängima ja olemas, läheb. Okay. Möödud. Nii et suhteliselt lihtne. Jaa. Okay, minu jaoks oli eriti lihtne selles mõttes, et ma käisin mul ei olnud isegi enda pilli kaasas tookord. Ma laulsin kaasa Hendriku oma sõbraga, Tartus tänava muusikat teeb üpris tihti. Tema mängis, ma olin lihtsalt Rüütli tänaval linna peal, Tema mängis, ma teadsin seda laulu, laulsin kaasa ja siis tuleb üks tätoveeringutega, rõngastega tüüp tuleb ja ütleb, et teeme bändi ja tal on kõik liikmed ka põhimõtteliselt kohe olemas juba. Et super lihtsalt käis see kuidagi, kokkulangevus. Jah, nii et nagu, kuidas teie dünaamikat see on, te saate nagu kõik hästi läbi või on sükseid nagu vaata vahel bändidel on mõned liikmed sama vahel läbi või tülitsevad palju või on nii palju loomingulisi erimeelsusi? Me saame kõik läbi hästi. Et meil on
meil ongi niisugune hea ühtne perekond, kellega me siis nagu saamegi kõik koos teha ja kõigil on sama siht ees. Okay, no see on ülinais. Meil keldris on niimoodi, et me kõik teeme nagu mussis nagu suht erinevat asja, lihtsalt tihti peale nagu meie loomingulised ideed nagu ei kattu mingil määral. Et ma ütleks, et meil on nagu tülil, aga meil on siuke nagu põrgatamine, väga suured siuksed nagu teised erimeelsused, aga nendest kõigist saab loomulikult nagu läbi. Mitu lugu teil juba väljas on? Hetkel väljas stuudiosalvestustena on 3 ja 1 on live-salvestusena. Okay. Ja kas varsti on veel midagi tulemas? Hetkel on see plaan, et kuna me nüüd Tartus saime ruumid, kuhu proovikat ehitama hakata, et siis me juba lõpetame selle. Me nüüd juba lõpetame, et nüüd meil on lõpufaas. Et siis kohe, kui me proovika valmis saame, siis on plaan hakata siis seal ka kohe salvestamist proovima ja kui on õige hetk käes, siis hakkame salvestama ja uut mussi jälle välja andma. Okay. Selles mõttes nagu suur respekt nagu teile, et nagu praegu bändi teha on minu arust nagu ülilahe, et see on väga väga värske on praegusel ajal, et kunagi ei olnud, aga nüüd jälle on. Et see on nagu naljakas, kuidas see muusika asi nagu liigub. Ja et nagu te teete enda prooviruumi ja hakkate nagu ise salvestama, see on ka täiega lahe. Aga mulle nagu pakub huvi see, et miks te otsustasite nagu enda ruumi teha, et miks te nagu kuskilt ei rendi? Lihtsalt tuli nii hea pakkumine, nii hea võimalus, et see, kuhu me seda ruumi ehitame, see on ühe firma, võib-olla kas me kunagi hakkame tema logo panema endale igasugustele kohtadele, igatahes bassimees töötab seal firmas ja tema isa töötab seal firmas. Ja seal firmas oli üks pööning, kus hoiti träna, hoiti staffi ja selle sai sealt kõik teise ruumi tõsta. Ja selles mõttes, et meile osteti ehitud materjalid, kogu töö me tegime ise, siis soojustamine ja lagi ja heliisolatsioon, diffuusorpaneelid, et lihtsalt kui sulle pakutakse, et ehita 0 kuluga põhimõtteliselt oma, siis mitte isegi proovikas, vaid stuudio kokkuvõttes, siis album võib oodata. Ja, see on nagu no-brainer suht, ja. Okay. Kas teil on keegi nagu bändis, kes nagu teab, kuidas salvestada, miksida, masterdada? Me oleme, ütleme nii, et selle aja jooksul on tutvuste kaudu liitunud meie bändiga siis ka meie oma helimees. 5 liige. Jah. Ja tema siis ise õpib seda praegu, et kuna ta töötabki elukutselise helitehnikuna, siis ta heli oskab teha ja tal on endal motivatsioon nagu seda salvestusprotsessi ja seda kõike nagu õppida ka ja kuna ta heli oskab teha, siis nagu loodame, et sealt nagu tuleb kõik hästi välja. Et on potentsiaalselt võimalik, et selle just produtseerimise koha pealt me võtame veel kellegi appi, et kuna ta ikkagi, ta teeb suurepärast live heli, meie helimees Villu. Joo, Villu. Aga see salvestamine, et seal kohal me võime võib-olla kasutada veel kellegi. VK ütles, et ta pakub hea meelega oma nagu lisakõrva, kui me seda ajadelt küsime. Et just see, et salvestamine on üks asi, aga siis see produtseerimine, et mis efektid panna kuhu peale ja kuidas see, et ma usun, et Villu selles saab väga, väga heaks aga ma tõenäoliselt natuke kasutame veel esimestega natuke abi ka. Okay. Ma olen ise miksinud ja masterdanud, aga bändi miksida ja masterdada ja salvestada on täiesti teine asi, et täiesti teised reeglid, et sa arvutisse saad asju suruda põhja põhimõtteliselt täiesti teistmoodi, kui sa teed seda kitarride, trummide ja muude asjadega. Et see on palju nagu suurem väljakutse, et mida rohkem nagu kõrvu seal on, seda parem see tõenäoliselt on ka. Muidugi on ka see, et kui on hästi palju arvamusi, siis kuidas nüüd leida see õige, on ju? Ja. Meil käis Lauri Lindmäe, et ta on siukse death metali või metalibändiga, nagu see Koresuard näiteks oli üks ja et tema masterdamine ja miksimine ja salvestamine, ta on väga, väga nagu tark sellel alal. Aga võib-olla ma küsiks ka seda, et te rääkisite oma nagu bändi nagu sünniloo ära, aga kus nagu teie
isiklikult teie jaoks muusika nagu algas? Et kas oli siuke asi, et juba nagu lapsepõlves teadsite, et klikk käib ära, et see on mulle? minul oli, no muidugi mul oligi see, et mul vanaisa on terve minu elu pilli mänginud. Ja väga väiksest peale juba näinud, kuidas pilli mängitakse ja saanud ikka natukene neid pille näppida ka. Ja siis 2009 siis oli minul soov, et mina tahan endale kitarri. Vanemad siis kinkisid sünnipäevaks mulle minu esimese kitarri. Ja siis oligi see, et siis esimesed aasta aega siis ma niisama natukene lihtsalt inistasin teda, ega ma tegelikult mängida ei osanud teda. Ma sain küll sünnipäevaks, sain vanaisalt mingi kitarri aabitsa ja siis sellega isa siis kuidagi moodi, kuna isa oli kunagi ka kitarri natukene õppinud, siis isa õpetaski mind. Aga siis oligi, kui me lõpuks Tartusse kolisime perega, siis oligi, ma sain muusikakooli, sealt siis oligi see, et kuna muusikakoolis oli kitarriklass täis, siis oligi, tehti mulle pakkumine, et saad minna trompetit õppima ja võtad lisapilliks kitarri. Ja siis mul oli, et okei, savi, et ma saan kitarri õppida ja siis oligi, siis peale esimest aastat kitarri huvi kadus üldse ära, siis mängisin trompetit, siis ma läksin lõpuks juba orkestrisse, vahepeal tuli paus, siis tuli huvi jälle tagasi, laulmisega tegelesin kogu aeg edasi. Laulmisega olen lasteaiast juba saadik tegelenud. Aga siis oligi, siis üks hetk tuli uuesti idee, et ma tahan ikkagi uuesti trompetit õppida. Mingi aja mängisin, siis ma pilliõpetaja juba ütles, et kuule, et meil on orkestrisse seda baritonofoonimit vaja, et õpi see ka nüüd ära, et kuna mänguvõtted on samad enam-vähem, et lihtsalt helistik natuke teine. Või kõrgus. Et siis et oligi, et õpi see nüüd ära. Ja siis üks hetk oli see, et siis juba tuli ukuleele ja sealt kitarri ja siin ma nüüd olen jälle. Et mängingi nüüd kitarri ja olnud päris mitmes bändis. Okay. Mitmes bändis sa oled olnud? Äkki praegu ajamasina 5. Okay. Nii et tegelikult päris palju kogemust. Jah. Ja peamiselt nagu rockbändid? Esimesed, või ütleme, kõik välja arvatud ajamasin olidki lihtsalt coverbändid, kellega me siis tegimegi siukest muusikat, mis nagu meeldis kõigile bändiliikmetele, aga enamjaolt oli see siiski rock. Okay. Ja sinu jaoks? Minu teekond muusikaga on olnud käänuline. Esimene asi muusikaga oli see, et tema pani mind plokkflööti õppima. Ja siis ma mängisin kooli aktusel Greensleevesi siis. Ja vaatasin seda saali täit inimesi, klassivendi, paralleelikaid, klassiõdesid ja kõiki, kes seal olid. Ja sain aru, et see, mis ma teen, ei ole äge. See ei ole lahe. Ja siis mul oli poistekooriga oli sama kogemus ka, et seal oli mingi hopla, heia, ho, tantsuliigutustega laul. Ja siis ma sain aru, et ei, see ei ole äge. Lihtsalt ei ole äge. Ja siis ma tükk aega nagu ei teinud üldse mingit muusikat, lihtsalt hoidsin eemale. Aga siis mu vend ei mänginud ise väga oma kitarri, mis talle siis Lell kinkis. Ja siis ma vahepeal nagu tinistasin seda ja käisime sõbraga linna peal ringi, seda, et mul oli kitarr kaasas, midagi ma mängida ei osanud, aga kitarr oli kaasas ja siis tal olid 2 pastakat ja siis ta tegin pen beat'i ja mingit sükest asja. Ja siis, õppisin 4 või 8 akordi ära. Aga põhiliselt minu muusikani viis tee siis läbi sõnade, läbi tekstide, läbi luuletuste, sest seda hakkas lihtsalt tulema teismelise minu seest välja. Lihtsalt hakkasin kirjutama, keegi ütles, et kuule päris hea ja siis sealt peale seda, kui keegi esimene ütles, et kuule päris hea, siis see on mingit peatumist enam, siis ma tegin seda ja vahepeal kuulasin räppi palju ja siis kirjutasin räppi, sükest vihast, mis ütleb kõigile, kuidas asjad on ja mina olen 18-aastane ja ma tean, kuidas elus asjad on, ma tean, mis on õige, ma tean, mis on jumal, ma tean, mis on hing, ma tean, mis on armastus ja siis kirjutasin sükest asja, õnneks ma ei jõudnud seda väga palju avaldada. Aga siis igatahes jah, siis ajateenistuses just oli hästi palju seda räppi. Aga siis pärast, kui ma läksin Tartusse esimest korda elama, sain ülikooli sisse, siis ma panin selga endale kampsuni
ja avastasin, et kõik mu räpi tekstid on kuidagi äkitselt 2 salmi ja 3 refrääni või 3 salmi ja 4 refrääni, et äkitselt lihtsalt said siukse kuju. YouTube'ist instrumentaalide peale ma neid kirjutasin, käisin oma MP3-dega mälu kõvakette peal, käisin mingi open mic'idel, laulsin ja siis sain selle esimese Tartu aasta jooksul aru, et okei, on vaja teha mussi. Ja siis ma olin 2 aastat Viljandis, õppisin pärimusmuusikat, sest et see oli see, kuhu mind sisse lasti. Suur aitäh teile, Viljandi, et te mind sinna kooli üldse võtsite. Sest et kõigil teistel oli muusikaharidust oli nagu palju ja ma proovisin muidugi rütmi sinna erialale. Ja siis ütles seal Marko Mägi, ütles, et kuule, et meil on siin 10 lauljat juba läbi käinud, kes on paremad kui sina, et mine ruumi 205. Äkki seal võetakse jutule. Ja võeti. Ja 1 aasta õppisin pärimuslaulu, siis nad ütlesid, et kuule, et pärimuslauljat sinust ei saa, et proovi äkki kitarri. Sügisel otsustame, kas sa jääd, on ju. Suvel ma õppisin need pärimuslaulud ära paar tükki, siis mängisin aasta aja kitarri ja siis nad ütlesid, et kuule, et no probleem oli see. Probleem ilmselgelt oli minus, mitte õpetajates ega koolis, sest et kui sul on pärimus õppekavale vastu võetud inimene, siis eesmärk kooli poolt on saada see, et sul on pärimusmuusik lõpetab selle. Aga kui sul on mingisugune tüüp ilma muusikaharidused, see selleks tuleb on ju entusiasmi pealt ja pärimusmuusik õpib, käib tundides kohal, aga õppeedukus on nagu siuke nagu mitte päris pühendunud ja samal ajal ta laseb välja mingit lo-fi, hip-hopi, mingisuguseid mingeid lempelaule kuskil. Et on näha, et fookus on mujal lihtsalt. Et nagu suur aitäh, et ma sain seal 2 aastat olla Viljandis muusika erialal. Ja oli aeg nagu minna edasi, et sealt mind saadeti. Siis ma läksin Tartusse tagasi ja seal pikapäeva rühm, tere, on Tartus on Gruuvivabrik, üks sükene pommi-variant kaldkriips Kelder, kus on siis PA-süsteem ja helipuldid ja trummikomplekt ja kuidagi tutvuste kaudu lihtsalt sattusin sinna hängima ja siis seal ma hängisin siuke 3 aastat. Lihtsalt laupäeviti käid jämmimas ja improviseerimas ja mängid kõiki pille, mis sa tahad ja siis ju tuli minu ellu Erks koos ajamasina Võstega ja siis siin me oleme. Mul on nii palju küsimusi. Tundsin ka, et jutt läks natuke nagu laiali praegu. Aga... Ei, see on väga hea, mul on väga palju materjali, kus kinni võtta. Pärimusmuusika, vaata, kui palju neid Eestis on koole, mis niimoodi muusikaalast haridust pakuvad, et ma tean, et Viljandis on üks Viljandis on, Tallinnas on, Tartus on, LR Georg Otsa nimen või Muba on ta nüüd, on ju. Seda numbrit, kui palju neid nüüd kokkuvõttes on, seda ma ei tea, aga... Ja, aga enam vist nagu puudust ei tule sellest, aga Eesti populatsiooni kohta vist nagu väga puudust ei tule nendest koolidest. Kindlasti ja vist mitte. Iga mitte. Okei, pärimusmuusika on huvitav, et kuidas see nagu õppekava sul nagu välja nägi? Õppekava, kuidas ta mul välja nägi? No seal oli natuke muusikateooriat, seal oli sotsiaalantropoloogiat, Marko Veisson oli näiteks Pool Puuluupi, oli meil õppejõud, rääkis põnevat juttu. See pärimustantsu oli ka. Harjutasime seda, rahvalaulud ja natuke ka salvestamist ja üldse helitehnika üldiselt, et kuidas juhtmeid voltida õigesti ja nii. Ja ma usun, et Eeldor ütleks mulle praegu seda, et mul on vaja seda õppinud, seda juhtmete voltimist eriti. Okei. Kas sa lõpetasid selle ära? Ei, mul jäi 2 aastat olemata. Okay. Et teise aasta lõpuks mulle öeldi tšaubaka ja aus. Minu jaoks üks asi on nagu naljakas, mida või nagu ma ise pole nagu sellest nagu päris hästi aru saanud, aga kui nagu mainida nagu hääle koha pealt või nagu, et sulle öeldi, et sinust palju paremaid lauljaid on nagu läbi käinud, et kas see nagu ei ole tegelikult nagu naljakas, siis näiteks Bob Dylan, kes on sükseid nagu üks kuulsamaid lauljaid, et nagu tegelikult ta just kui ei ole ju tegelikult üldse hea laulja. Et jaa, seal, et muusik ja artist ei ole ka nagu üks ja seesama, et tohutult palju on suurepäraseid muusikuid, kes ise laule ei kirjuta. Kui kirjutavad muusikat, et minul
minul on see alati olnud seotud just enne kõike sellega, mis ma öelda tahan sõnadega. Ja kui ma leian sellele kandva muusika, siis saab sellest laul. Ja kui ei saa, siis see jääb luuletuseks või mingisuguseks. Su toakaaslane, kes produs sulle neid lugusid, kas ta produb edasi praegu? Mingil määral. Ma ei tea, et ta oleks hiljuti väga midagi nagu avaldanud, aga ta on natuke nagu mina. Selles mõttes me olime natuke halb kombinatsioon, et me mõlemad olime hästi häbelikud midagi postitama. Et me võisime nagu istuda seal ühika toas selle ühe projekti taga tohutuid tunde, aga nüüd seda öelda, et nüüd ta on valmis, seda nagu ei tulnud väga tihti ette. Ma tean seda tunnet. Meil on väga-väga palju lugusid, mis on avaldamata just sellel põhjusel, et lihtsalt jääd kruttima ja kruttima. Okei. Erks, kuidas, sa oled nagu kitarist, nagu ma aru saan, siis bändis on ju. Kuidas nagu sinu loomeprotsess algab või millest nagu see inspireeritud on? Et kas sa nagu lihtsalt istud maha ja otsustad, et täna on nagu aeg kirjutada? Ei, need pigem sünnivad ise. Või tihti on sündinud ise. Mingid lood on, kus on see, et nagu, kus ongi see, et Villem ütleb, et näe, mul on sellise loo tekst, et mul on vaja riffi sellele. Näiteks oli Paralleelplaneet selline. Kus Villem olnud. Sina tulid selle riffiga, sul oli süüke riff ja siis need sõnad Paralleelplaneedi ma kirjutasin stuudios. Sul oli see logodisain ja siis sealt tuli idee, et alguses mina pakkusin Paralleeluniversum, sina vaatasid seda pilti, ütlesid, ai, Paralleelplaneet ja siis paar proovi hiljem ütlesid sa mulle, et näe, mul on Paralleelplaneedi sõnad olemas, et mul on siia riffi vaja, mul oli üks riff kirjutatud, välja mõeldud juba, mängisin Villemile ette, Villem on, see kõlab liiga rõõmsalt, mõtlesin okei, keerasin drop D-sse, hakkasin jaurama ja sealt see tuli kuidagi. Okei, jah, see on huvitav. Nagu kuna ma ise kirjutan ka samamoodi instrumentaalide peale nagu sina kunagi, et minu jaoks on nagu huvitav nagu seda protsessi nagu vastupidida, et ma nagu ise nagu ma ei kujuta nagu ettegi, et võib-olla see on nagu minu enda viga, aga see nagu protsess on huvitav. Nagu ma aru saan, siis tegid alguses nagu coverbände, aga kui sa nagu coverbändidega nagu tegelesid, kas sa siis nagu kirjutasid ise ka kõrvalt lugusid? Ei, või selles mõttes mul on 2 üritust olnud, aga me kõik teame, mis asi on üritus. Et üks oligi, siin Tartus toimub iga aasta selline festival nagu Punk and Rock festival ja siis ma olin ma olin tööl ikkagi tegelikult. Ja siis oligi see, et siis ma hakkasin liikuma bussi peale, et õigeks saaks kohale jõuda. Ja siis järsku tuli lihtsalt Kuklas kuskil hakkas mingi riim. Ja siis mõtlesin, et ma pean selle igaks juhuks kirja panema. Siuke pungilik riim täpselt siuke, et panin kirja ja mingi 5 minuti pärast oli mul sõnad olemas. Muusikaga ma ei teadnud mitte midagi, mida sellega teha. Ja see tuli lõpuks lihtsalt, ütleme siis see versioon, mis mul on näiteks endal TikTokis üleval. See oli lihtsalt kunagi Piroga pargis, siis lihtsalt tiksusime ja siis jämmisime ja siis järsku lihtsalt ma hakkasin regerütmi mängima ja siis vaatasin, et see asi enam-vähem sobib kokku, davai sobib. Ja siis teise loo, mis ma üritasin kirjutada, sellega oli see, et ma üritasin ühele tütarlapsele muljet avaldada, küsisin nõu, kuidas ja siis mulle soovitati, et kirjuta laul. Ja see oli ka enam-vähem niimoodi, et 15 minutiga olid sõnad valmis ära, lihtsalt kirjutasingi sellest, kuidas me nagu tuttavaks saime ja nagu milline see meie esimene õhtu nagu koos oli. Kirjutasingi lihtsalt sellest, salvestasin ära selle, ma üritasin ise miksida ja mästerdada, see on täielik prügi, ma tean. Ja siis oligi Kutseka, kuna Tartu Kutsekas on proovikas ja kuna ma õppisin seal, siis oligi see, et siis ma läksingi proovikasse, mul oli hea vaikne ruum, ma sain seal siis salvestada vokaali osa ära, sest kodus ma seda teha ei saanud, mul ei olnud sellist nagu head keskkonda, kus saaks seda salvestada. Salvestasin ära ja siis ma seal midagi üritasin teha ja siis ma lõpuks oligi. Panin mälupulgale ja graveerisin meie nimed peale, kinkisin ära. Lõppkokkuvõttes midagi sealt välja ei tulnud, aga vähemalt ma sain emotsioonid, et ta saatis mulle samal õhtul, kui ta selle mälupulga sai. Saatis mulle video, kus ta kuulas seda lugu ja nuttis, nii et
okei, no see on väga armas tegelikult. see võib olla kas väga hea või väga halb. oi või. Kui vanad te praegu olete? Mina olen 24. 24. ma olen 27. jah, 33. Okei, selles mõttes on väga tore, et te nagu teete, et kui ma ise nagu tagasi vaatan, ma soovin, et ma oleks ise nagu rohkem teinud ja välja lasknud. Et selles mõttes on nagu väga lahe. Ma võib-olla küsiks, et okei, et nüüd, kui te saate nüüd selle ruumi kohe valmis, et hakkate singleid välja panema siis ja mingi suurema projekti idee? No idee on albumi poole ikka pürgida. Idee on, selles mõttes, et noh, laule meil on ja tuleb kogu aeg juurde ka. Et meil on siuke mingisugune 30 laulu, mida me enam oskame mängida, need on meie siis nagu vajadusel 1,5-tunnine setlist. Aga samas on ka mul päris mitu nagu uuemat laulu, mida ma tahaks läbi proovida, aga me ei ole jõudnud, sest et me oleme teinud proovi esinemisteks ja kui on proov esinemisteks, siis nagu uusi laule eriti ei jõuab võib-olla korra läbi mängida või isegi 2, aga seda, et see nagu kinnistuks ja et sellel tuleks, et see edasi areneks, ei ole, et ma kindlasti enne, kui me hakkame nagu albumi nimekirja kokku panema, tahaks me proovida need uuemad laulud ka ära, mis ma olen vahepeal kirjutanud. Et bändilaager tuleb ja siis me saame seal siukse nädala aja jooksul, kus me seal stuudios siis tegutseme kõik koos, saame kindlasti mõelda täpselt mida ja kuidas. Et enne albumit võiks kindlasti tulla singleid, aga kokkuvõttes on ju see, et kui meil on materjali, no ütleme 30 laulu seast 2 albumit peaks saama, ütleme, võin öelda, et saaks. Et siis tegelikult on ju vaja ka need eest ära saada või no, teha need kõvad albumid, mis meil on, nende lauldega, mis meil on ja saada need välja, siis me saame teha järgmisi. Sest et minu visioon nagu Ajamasinaga on see, et noh, me teeme rockibändi. Praegu kõige populaarsem muusika on põhimõtteliselt räpp, on ju. Mida nagu kõige rohkem kuulamised kõige suuremad ja igasugused, et me ei tee poppi ja me ei tee eriti nagu räppi. See, mis me teeme, on ainult meie näoline, see on Ajamasin, et seal on mingid regelaulud ka sees ja see on nagu segu kõigest. Aga selle bändiga, et väga hea, kui hästi läheb, aga selles mõttes, et meil kõigil on nagu päevatööd ka ja muud elud, et tahaks teha bändi südamega ja pikalt, et me ei aja taga kindlasti mingit kärmet nagu kuulsust, kuigi ma julgen väita, et hitid on juba kirjutatud, päris mitmed hitid on juba kirjutatud. Et tahaks minna sedasi stabiilselt ja pikalt. Ja niimoodi, et me ei pea väga mõtlema sellele, et mida meilt oodatakse, vaid teha just seda, mida me tahame. See ongi sealt osa ka sellest, kus bändi nimi tuleb. Ajamasin võimaldab sul teha seda muusikat, sellist muusikat, mis oli nagu võib-olla Guns N' Rosesest inspireeritud või midagi tõsiselt klassikalise soundiga või siis midagi täiesti futuristlikku, et seda praegu ma nüüd ei oska öelda, et meil tuleb album, meil ei ole see meil on laulud olemas, aga meil ei ole see nimekiri kokku pandud ja et meil igast tuli vaheprojekte pakuti ka, et üks artist tahtis meiega teha koos laulu, et kas me võtame selle esimeseks või kuidas. Pakkus välja meile, et tahaks meiega midagi teha. Okei, see on väga lahe ja mul tuli üks asi meelde, et üks bänd kunagi tegi niimoodi, et albumi, kus oli mingi 100 lugu peal vist. Seda ma arvan, et ma ei soovitaks, sest ma ei suutnud seda albumit läbi kuulata. Okei, ma ise olen praegu nagu turunduse lainel ja ma mõtlen, kas seal on nagu mingi turundusstrateegia ka nagu genereeritud või äkki nagu, sest nagu albumit saab teha ka niimoodi, et sul on nagu
et sa mõtled nagu mingi strateegia välja ja siis hakkad nagu lugusid salvestama selle järgi, vaata, et see on nagu hoopis nagu täiesti teine lähenemine. Või kas nagu turundus on üldse nagu teie jaoks tähtis? Turundus on kindlasti tänapäeval väga tähtis. Kui tähtis ta meie jaoks on, ma ütleks mõõdukalt, et meil on kleepsud, särgid ja me ikka räägime kogu aeg inimestele, kui keegi vähegi kuulata viitsib, et jõu, me teeme bändi, tulge kuulama. Jagame Facebooki postitusi, me oleme isegi mõne evendi jaoks paarkümmend euri reklaami pannud, aga see tegelikult on kõik turunduse koha pealt, nii palju kui mina aru saan tänapäeval, üpris nagu lapsekingades siiski. Et saaks teha palju rohkem turunduse jaoks kindlasti, aga eks see hea toode müüb ennast ise ka. Et nii palju, kui me oleme kontserditel käinud, siis seda inimesed ütlevad kogu aeg, et tehke veel, tahaks tuleme järgmisele esinemisele, et seda nagu pidevalt. Ma arvan, ise kõige parem turundus, see mu enda kogemus lihtsalt on näost näkku. Ja ma täitsa ootan, millal me teeme ajamasinaga seda, et me lähme terve bändiga Rüütli tänavale ja teeme ühe korraliku rock-kontserti seal, nii et keegi ei teadnud, et see toimub. Ja see on väga lahe mõte ja see mulle meeldib. Ma võin teile pärast saata, kui teid huvitab, aga üks kutt Jesse Cannon, et tema nagu YouTube'is igal pool mujal, ta oli kunagi nagu industry's nagu siuke väga tugev turundaja, et tema jagab nagu nõuanded, et kuidas nagu tänapäeval, just nagu praeguses ajastus nagu aastal 2025 juunikuus, kuidas saab kõige varem turundada. Saada kindlasti. Jah, et tal on seal nagu spreadsheetid, kuidas Spotify's nagu kuulamisi saada ja nii edasi, et ma olen ise nagu seda kõvasti uurinud. Et minul on niimoodi, et kui võtta muusikat nagu kogu kompotina, ehk siis, et see on ka äri, et siis nagu, kui sa lähed sinna nagu äri suunda nagu väga kõvasti, et siis hakkab nagu mingil määral mõjutama ka nagu seda loomingulist poolt, et sa hakkad nagu asju teistmoodi liigutama, teistmoodi salvestama, võib-olla teete 3 albumi või 2 albumi asemel 3 albumit või mida iganes. Et neid versioone ja variante on nagu nii palju. Okei, aga muidugi üks turundusviis, mis on ka väga hea, on live. Et kuidas teil laividega on? Nagu ma aru saan, teil varsti on tulemas midagi? Nüüd tuleb augustis. Tuleb siuke, kus augustis on nagu... on see, mida me saame välja reklaamida ja. Et meil on vahepeal mõned sünnipäevad, firmapidud, pidud. Sõnasepp siin ütleb, ma kirjutan laule, firmapidud. Et augustis on see, mida me saame shoutoutida, et 8. augustil me oleme Riias, klubis Depos, koos Airis, Airi ülakoma S, üks Soome bänd, kellega me ka tutvusime Kidrakuuris laivi tehes koos. Ja siis kohe järgmisel päeval oleme me Tallinnas Fort Baris koos Airisega. Ja seal on 3. bänd veel, aga see, kes see nüüd on, ei ole mul hetkel meeles. Et me peaaegu nagu Balti tuur, et me oleme siis augustist rahvusvaheline bänd juba. Kuidas te tunnete praegu laivide koha pealt ennast nagu bändina? Laivide koha pealt, kas neid võiks olla rohkem või kuidas me tunneme laivi tehes? Kuidas te tunnete nagu laivi tehes? Super, väga, ütleks mina. Äge on jah, et selles suhtes, et eks alati annab millegi üle nuriseda, et kas või võtame viimane laiv. Mul on üks soolo, mis on mul esimene soolo, mis ma üldse siin bändis kirjutasin. Ja ma olen päris pikalt jätnud selle niimoodi, et ma improviseerin lihtsalt laval midagi. Ja siis üks hetk ma mõtlesin, et ei, mida ma jaman, et ma pean selle soolo ilusti ära ikka mängima. Ja siis ma viimane live, ma loo alguses vaatasin, et jah, siit kohast oli mängima hakata. Mängime lugu, tuleb soolo koht ja ma hakkasin pooltooni kõrgemalt mängima. Ja siis oligi see, et mina mõtlesin, ma kuulen ise ennast halvasti, mis jama nüüd on. Ja siis oligi siis pärast, siis kui ma uuesti pilli kätte võtsin, vaatasin uuesti, siis ma pekki pooltooni kõrgemalt. Et nagu selles mõttes, et nüüd olekski võib-olla, kui saame selle proovika valmis, et siis on see, et siis saame nagu teha jälle bändiga nagu koos rohkem proove ka. Ja et siis nagu saab selle taseme uuesti tagasi sinna, kus ta oli meil vahepeal. Et eks ta praegu natukene võib-olla siuke
noh, ütleme proove on natukene harvemini saanud teha kui kunagi varem, et kunagi meil oli ikka vähemalt 6-2 proovi, kui mitte isegi 3. Et nüüd on niimoodi, et 6 korra. Et seda ei taha küll kuidagi väita, et me oleme nagu mingi 2-3 aastane bänd ja me oleme hakanud ära vajuma. Ei, see ei ole nii. Lihtsalt on olnud mitmed bändi liikmed. Halbu päevi. Ei, on tihedam eluperiood. Jah. On palju orgunnid, siin on rõngastatud värskelt, et ei ole saanud nii tihti, aitäh, nii tihti teha. Ja noh, laividel ikka juhtub asju, et on ainult üks koht, kus sa saad laivi tegemist õppida või harjutada ja see on laivi tehes. Et võib ju, noh, proovis, mul on viimased proovid väga meeldinud selles mõttes, et viimane proov meil tuleb välja see bändikas, kuhu me tahtsime minna, kuna me kasutame seda kutseka bändikat praegu ja seal on see, et kes ennem läheb, see saab. Ja siis seal oli bänd oli ees ja siis helistasime neid Tartu erinevaid bändikaid läbi, et kus me saaks kähku proovi teha, sest ma olin Tallinnast kohale sõitnud, ma ise elan Tallinnas praegu. Ja siis lõpuks leidsime ja saimegi sinna mingi tunniks ajaks umbes. Meil on 45 minti set. Asjad kiiresti püsti, algusest lõpuni ühe nagu hingetõmbega põhimõtteliselt terve set mega energiaga ja mulle väga meeldib sedasi nagu proovi teha, et kui laulud on juba tuttavad, siis saab nagu, mul just, ma olen Erkson tähele pannud ka, et proovis järjest rohkem ma püüan nagu teha nägusid. Neid nägusid, mis ma nagu lava peal teen, kuidas ma tantsin seal võib-olla, mingi tõmblen ringi. Seal ei ole nagu see sama setting, aga kuidagi seda on ma arvast on hea seda tuua sinna. Oota, sa elad siis Tallinnas ja teised bändiliikmed on kõik Tartus? Bänd sündis siis, kui ma ise ka Tartus elasin, aga nüüd ma kolisin Tallinnasse, aga tegelikult ei ole Tallinna ja Tartu vahemaa nüüd nii suur midagi, et kord nädalas edasi-tagasi sõita, mis on ideaalolukord, kui kord nädalas proovi teha. Ei ole nagu üldse liiga palju, et on audioraamatud ja on muusika ja. Jah, ma olen nõus. Kui ma nagu teid laivis nagu nägin, mis oli ülituus, siis teie energial on point küll, et mul on hea meel, et te teete seda, mida te teete. Kuna rap ja hip-hop on tõesti populaarne, siis nagu seda värskust on vaja, et keegi teeb midagi uut ja omapärast ja no sellele räpi hip-hopi asjale nagu täiesti nagu kriipsu peale ei tõmba, sest et mul on nagu, ma olen elus päris palju räppi kuulanud. Ja, ma ise nagu teen ka seda, aga lihtsalt nagu muusikafännina ütleme niimoodi sellest perspektiivist. Kui meil Tartus saab valmis, siis tules tutti ja siis ma tahan ühte freestyle sessionit teha nagu YouTube'is on. Tavai. Jah, tavai. Jah. Selles mõttes, et ma nüüd oma ettevõttega, ma pakun audio, video ja foto täislahendusi. Ehk siis ma teen kõike, mida saab kaamera ja heliga põhimõtteliselt teha. Et ma hea meelega tuleks arvestaks kaameraga mingisuguseid asju või hoopis midagi täiesti muud. Et ma loen ennast väga loominguliseks inimeseks, nii et yes. Ma laivi tehes mul jäi või kui te nagu laivi tegite, mul jäi nagu üks lugu nagu kõrvu ja selle nimi on Dildomar, kui ma ei see on see, mida ma pean silmas, kui ma ütlen, et hitid on kirjutatud. Dildomar, jah. Milles kuna ma nagu jooksin nagu mööda lava nagu igal pool ringi ja tegin video samal ajal, et milles see nagu lugu nagu täpselt nagu seisneb, et ma nagu sõnu kõik ei kuulnud? Okei, no põhimõtteliselt see laulu esimene nagu osa annab päris hea ettekujutuse. Esimesed sõnad siis, et kõigil ta sõbrannadel on seks, mänguasjad, temal aga olen ainult maa. Oleks aeg vist oma nimi ära vahetada, öelge mulle nüüdsest Dildomar. Kõigil ta sõbrannadel on poissõbrad, ennast nii ei saa ma kutsuda, ma võiks olla enamat kui kohasoojendaja, aga tema nii ei otsusta ja siis räägib, see on Dildomari vaatenurk, jah. See laul on sündinud päris valulikust kogemusest, aga see on ka see kindlasti, mis mind selle muusika ja sõnade ja luule ja kõige juurde on väga palju tõmmanud, on see, et sa võtad selle kibeda tunde enda seest ja sa paned selle paberi peale, sa kirjutad ajalugu nii palju ümber, et sa saaksid sellega elada.
sa ilustad, sa liialdad, sa kolestad ja sa sellest, mis sinuga juhtus või mis sa ise lollust tegid, on ju, sa annad sellele väljundi, sa annad sellele, et see on see põhjus, miks ma sain teha selle toote, ütleme toode, selle asja, selle laulu, et see laul sai sündida, see tähendab seda, et sinu kannatus ja hingepiin, sellel oli põhjus ja tähendus ja vajadus selle järele. Et see on eneseteraapia kindlasti, jah. Ja teraapiline aspekt muusika puhul on väga lahe. Nagu ma aru saan, siis nagu see lugu on siis nagu isiklikus kogemuses sündinud ja see on nagu nii ära pööratud. Yeah. Ja selles mõttes see on nagu väga, väga lahe lähenemine, sest nagu ma ise nagu selle peale ei tuleks. Et ta kõlab siuke väga nagu rõõmsalt mõnes mõttes. Ta on naljakas ja ta on nilbe ja tegelikult, kui sa kuulad seda laulu, siis ta on väga kurb. Ja ma mõtlengi, et mina olen Dildomar ja põhimõtteliselt see lõpus on siis väike spoiler, see on kakukese motiiv, et teen end väga libedaks ja veeren minema. Sest et see laul on teekond selles mõttes küll, jah. Mul ei ole sõnu. Nii et see on üks hittidest. Kas seal tuleb siukse sarnase tooniga asju veel? Või see on siuke one-off, nagu kuna teil on 30 nagu lugu vaata, et võib-olla ma küsiks küsimuse nagu veel laialdasemalt, et nagu mis puudutab sõnu, mis on bändi toon sinu jaoks, teie jaoks? Bändi toon, must-valge. Must-valge ja kõik hallivarjundid selles mõttes, et seda bändi tooni iseloomustab järgmine lugu, mis meil seal bändis on, selle nimi on Polaaröö, Polaarpäev, kaldkriips on vahel. Et see tuleneb, kuna sõnad olen laulu, sõnamees olen mina ja mussimehed oleme me kõik koos. Et siis see tuleb nagu minu enda isiklikust nagu maailma tunnetusest, mille kohta üks psühhiaater ütles tsüklotüümia kunagi, mis on nagu bipolaarsuse mingisugune väike vend või umbes nii. Et täiesti nagu kontrollitav asi selles mõttes, aga kui nagu õppida ennast tundma, siis sa tead, et sul on vahepeal päris rõõmus ja vahepeal on päris kurb. Ja see on bändiga ka samamoodi, nende lauludega, mis ma olen kirjutanud, et on kurbust, on sügavat maailmavalu, on isegi viha ja rahulolematust status quo'ga. Ja samas on seal ka palju armastust ja rõõmu ja seda, et sõpradega on lahe hängida. Et siuke suhkur ja pipar, mõlemad. Okei. Nagu ma aru saan, siis sa nagu, kas teised bändi liikmed panustavad sõnadesse või ridadesse kuidagi pidi või sa ma tihti tõmban inspiratsiooni sellest, mida keegi ütleb. Keegi ütles mu auto kohta roim näiteks. Ja sellest me saime väga hea laulu. Et ma katsun nagu kõrvad lahti hoida, et kui keegi ütleb, eriti mingid repliigid on mulle kui sõnamehele on siuksed nagu värvilised kivikesed rannas, mida ma korjan üles ja panen taskusse ja vaatan pärast, kas nendest saab midagi kokku panna. Jaa. Ma samastan täielikult, ma olen ise teismeest saati siukest samamoodi nagu lähenenud asjale, et tegelikult nagu raske on öelda, et mõnes mõttes, et ma ise kirjutan või teen midagi, sest nagu artistina sa oled nagu antenn pigem maailmale, et sa pigem nagu tõmbad nagu ideid maailmast ja paned nad lihtsalt kokku. Selles mõttes, et kui üldse nagu mitte midagi teha, siis ei tule nagu mingit inspiratsiooni ka. Et selleks on vaja rääkida inimestega juttu, selleks on vaja kuulata, mida nemad räägivad, sest et kui sa ise räägid, sa juba tead kõike seda. Sa võid küll üllatada ennast mõnikord, aga jah, et on vaja just näha maailma ja teisi vaatenurki kogeda. Tektis, jah. Ma olen vägagi nõus. Kuidas selle bändi tegemine on näiteks teie vaimset tervist mõjutanud? Kas näiteks nagu sa mainisid, vaatad nagu üles alla vaata, et kas see aitab teid nagu stabiilseks tõmmata? Või panustab kuidagi teismoodi? Pigem küll, sest ma arvan, et kui ma ajamasinat ei teeks, siis ma oleks
oma eraeluga lihtsalt nii või nagu ummikusse jooksnud. Aga tänu sellele, et mul on bänd ja ma saangi ja meil on laivid, kus ma saangi nagu lihtsalt ennast täielikult välja elada, pannagi hullu, teha siukseid asju, mida ma tegelikkuses võib-olla igapäevaselt ei teeks. Et noh, et ongi see, et ma saan nagu täielikult nagu ennast välja lülitada kõigest muust, mis mul ütleme igapäevaselt nagu, mis mind näiteks, ma ei tea, piinab. Ja ma saangi kõigest ennast välja lülitada, ma saan tegeledagi selle asjaga, mis mulle meeldib, nagu enda sõpradega koos ja nagu see kõik nagu just pigem nagu aitab nagu seda muud asja nagu siis seedida ja. Mis teie päevatööd muidu on? Mina töötan mehhatroonikuna ehk siis remondin tööstusliine. Okei. Mina olen arborist. Okei. Mina ronin mootorsaega puu otsas. Kui teil on vaja arboristi, siis ma võin oma ülemuse numbri anda teile. Mehhatroonik, kas on siuke arboristidel, ma kujutan ette, aga mehhatroonikuna sa oled siis, no see on suhteliselt füüsiline töö või see on pigem nagu siuke, et sa oled nagu pead olema väga vaimselt keskendunud ja see võtab sealt nagu rohkem seda vaimset energiat? Ta pigem on ikkagi füüsiline, et kuna meil on ettevõttes on, tehas on päris suur, tehnikaosakond on tegelikult, ütleme nii, et tegelikult natukene liiga väike, et noh, okei, ma olen seal ettevõttes saanud nagu kooli korralikku, sest oligi see, et ma läksin sinna tööle, et oligi, ma lõpetasin kooli ära, ma läksin väkke peale väge, ma läksin otse sinna, ma sain 6 aega võib-olla olla seal ettevõttes, kui üks mehaanik otsustas, et tema läheb nüüd minema ja siis ma pidin üksinda tema vahetuse enda peale võtma niimoodi, ma ei tundnud maja. Lisaks on see, et meil on, ütleme, 3/4 tootmisest on kõik vene keelt kõnelevad inimesed, ma ei oska vene keelt. Ja siis oligi see, et kus tuli kõne, sa nägid telefonilt, nägid ära, et kust osakonnast vähemalt enam-vähem. Ja siis oligi see, et siis käisid mööda tehast, vaatasid, kes on eestlase nägu, et kes võiks osata mind juhendada sinna kohta. Aga nagu tänu sellele, et ma sain üksinda seda teha, siis oligi see, et ma olen nagu ise tundnud seda, et ma nagu olen nagu väga palju arenenud enda erialal ja nagu jah. Nii et tegelikult muusika on väga-väga vajalik väidanud sulle. Ja. Ma tunnen sama. Ma eelnevalt, enne kui ma olid oma ettevõtet alustasin, ma tegin Soomes katuseid. Nii et ma usun, et kõrgus on siuke huvitav asi, millega tegeleda igapäevaselt. Ja ma muidu kartsin õudselt kõrgust, nagu ma siin oleks. Aga raha oli lihtsalt niivõrd hea, et nagu jah. Ma ütleks, et see muusika ja vaimne tervis, ta on nagu 2 teraga mõõk. On. Et ühest küljest kui ma ei tee, ütleme, nädal aega ei puutu oma kitarri, siis ma olen 1 kraad madalamal oma energia poolest siis. Ja kui ma ei näe 6 aega bändi, siis ma olen nagu küll mõtlen, nagu mis toimub, mida ma teen. Et ühest küljest seda muusikat on mul väga-väga vaja, et mõtestada enda viibimist siin planeedil, ütleme. Samas on see muusikaga niimoodi, et kuule, vahepeal lehvitab, et ega sa ei ole mind unarusse jätnud, et kui et see on nagu mingisugune sõltuvus võib-olla, et kui ei saa nagu tükk aega teha mussi, siis läheb kurvaks, jep. Ja siis kui ma läksin kuidagi mõttega, et jah, et hästi väga, jah, just, et see muusika tõstab seda tunnet minu sees, seda elurõõmu hästi palju, aga see tähendab ka seda, et kui teda ei ole, siis ta kurvastab mind. Jah, ta mõnikord muudab elu nagu väga raskeks, eriti kui sa pead tegema raskeid valikuid selle nimel. Jah. Ja et on bändi tegemisel on hästi palju erinevaid asju, kes sa pead olema. Et kui see bänd sündis, siis ma ütleks, et ma olin siuke, umbes tänavamuusik on ju, singer-songwriter. Mul oli kitarr ja hääl, mis kõlasid enam-vähem sama valjut on ju, ja ma mängisin seda tänava inimestele ja kõik oli lihtne.
Aga nüüd, kus on bänd, siis nii Google graafikud lahti, kellel on sellel päeval aega, mul sellel päeval saan kella 5, okei. et kõik asjad, aga selles mõttes, et see on mitmekesine loominguline output, ehk siis mul on alati meeldinud joonistada, see on ainus viis, kuidas ma põhikoolis ja gümnaasiumis suutsin klassist kuulata midagi, mida õpetaja rääkis, oli see, kui ma samal ajal midagi kritseldasin, on ju. Ja sealt on tulnud ka bändi logod ja kleepsud ja igasugused siuksed asjad, et mitmekesiselt saab ennast rakendada loominguliselt. Nii et sa teed ka siis cover arti bändile võimust? No jah, hetkel küll. Et tahaks muidugi rakendada mingeid päris kunstnikke, aga eks võiks, et on kuhu panustada seda klotsi mujale ka, et kui ma saan ise joonistatud, siis ma joonistan ise, selles mõttes, et nii on kõigile kergem. Peale minu. Kas teil on mingi siuke visuaalne plaan ka nagu valmis, mis puutub nagu cover art, muusikavideosid, kas teil on nagu siuksed mõtted olemas, näiteks ma ei tea, tahaksite VHS stiilis videosid ja cover arte või te olete niimoodi, et väga jooksvalt toimub see asi? Pigem jooksvalt, et meil on nüüd 2 täiemahulist muusikavideot ja üks neist on kõvasti tumedam, esimene siis see Unenäo püüdja YouTube'is on siuke tume õudusunenägu umbes ja siis teine, mille nimi on Kuller, see on siuke duuris, positiivses helilaadis laul, mis räägib nagu muudest asjadest. Et Ajamasin on hästi mitmekesine bänd kindlasti ja seda nagu, mis meil laval seljas on või milline meie järgmine nagu cover art tuleb, see on üpris, ma tahaks säilitada siukest üpris vabu käsi selles osas, et meilt võiks nagu kõike oodata natuke. Jah, ma olen ise seda tüüp, et mul on mõned cover artid juba lugudele ette tehtud, et mind mingil põhjusel inspireerib nagu see. Ma läheks korraks väga süükseks nohikuliseks ja ma küsiks, et mis instrumenti te täpselt kasutate? Pedaaliblokid, võimud? Võim on mul on siis kabinet on ise tehtud, head on Orange Microterror, pedaaliks on mul Boss GT8 ja siis nüüd hetkel siis kitarrideks on mu siis põhipill, mis on mu siis enda signatuurpill, mis on siis, kuna mu isa üks hetk otsustas, et tema hakkab pille tegema ja siis ma ütlesin, et ma tahan endale sellist ja ta tegi mulle sellise. Ja siis teine, mille ma nüüd siin sain paar kuud tagasi kätte, mis siis on Harley Benton DC Custom 612, mis siis on 2 kaelaga elektrikas, et üks on 12-keelne, teine 6-keelne. Okei. Ma pole kunagi 2-kaelsega proovinud. Kas sul on seal mingid räiged väljakutsed? Natukene on, ütleme, alguses oli rohkem, sest ütleme nii, meil esimene live sellega oli minu vanemate pulma aastapäevapidu. Me polnud seda oligi see, et ma sain selle pilli paar päeva enne laivi kätte ja mul oli nii, kuna meil oli see, et mul vanemad palusid meil kaverdada ühte Viiralti lugu või teha sellest oma versioon, siis oligi see, et mul oli nii kindel nägemus, et me peame seda pilli kasutama seal, et selle pilliga me saame selle kõige parema tulemuse. Ja siis oligi niimoodi, et proovis, ma polnud seda pilli veel kasutada saanud ja laivis ma läksingi kohe tuimalt lavale niimoodi, et ma olin võib-olla selle pilliga 2 tundi mänginud. Ja ütleme nii, et esimesel laivil oli pisut keerulisem, nüüd juba hakkan ära harjuma ja nagu, et kõige rohkem põdesingi seda, et kuna see on nagu 2 pilli koos, et siis äkki on liiga raske, et ütleme, kui tavaliselt pillid on siuke, ütleme elektriliselt, ütleme siuke 4 kilo ja kuskile sinna kanti, siis see on 6,6 kilo, ehk siis ta on ikkagi omajagu raskem. Ja siis ma kartsin, et äkki on nagu, et see, et raskus hakkab näiteks äkki nagu mängima rolli laivis. Aga siis, kui ma selle pilli kätte ära sain ja siis võtsin papsi tehtud pilli ja siis vaatasin, et ega neil väga palju raskuse erinevust ei olegi, et nagu, et seda erinevust väga nagu ei tunne. Jah,
aga tegelikult kui ta on ju mingi kilo ja siis paari tunni jooksul hakkad ikka tundma seda vahet ju. Või ei hakka nagu, no ütleme, et praegu, kui me oleme mingi tunniajaseid laive teinud, et nüüd oligi, kui me Järva-Jaanis, kus meil oli, tervel bändil oli sihuke esimene kogemus esineda skatepargis. Ja siis seal oli küll see, et mul olid mõlemad pillid kaasas ja ma enne laivi vaatasin, et ma ei viitsi mõlemad pillid ära kasutada, et kasutame ainult ühte. Ja noh, tund aega mängisin ära, et ei olnud probleemi tegelikult, et kordagi pilli kaelast ära ei saanud, aga nagu selg pidas vastu. jah, ja siis on hästi, aga kui sa nagu kaela vahetad, nagu kas su käsi nagu ära ei väsi? Ei väsi, sest noh, miks ma just tahtsin, sest ma olin nagu 12-keelne oli mul nagu ammu juba, et ma tahaks endale 12-keelset. Ja siis ma mõtlesin, kas osta 12-keelset akusti, siis mul vanaisa ostis endale, siis ma sain mängida sellega ja siis ma sain aru, et nagu, et see väsitab nagu tõsiselt kätt. Aga noh, kuna elektrikal on see, et tal on keeled juba ise nii palju peenemad, siis sa pead palju vähem nagu jõudu ja kui on nagu pill veel õigesti nagu seadistatud ka, sa pead nii vähe nagu effortit panema sellesse, et nagu et olekski see, et see akord ilusti välja kõlaks. Ehk siis ongi see, et nagu ta ei väsita nagu tegelikult nagu nii palju, kui tundub. Okay. Siis on lahe, ma ise pole kunagi proovinud, sellepärast ma kütan kettegi vaata. Okei. Me oleme natukene juba rääkinud teie tulevikuplaanidest, aga ma võib-olla küsiks niimoodi, et kus te nagu loodate näha näiteks 5 aasta pärast? Kas te olete nii kaugele mõtlenud? Ma arvan, et 5 aasta pärast võiksime olla juba natukene suurematel lavadel ja võiks see fännibaas veel suurem olla, et ja ma ise nagu näen seda, ma ei mõtle väga selle lava peale, mis meil 5 aasta pärast on, sest noh, ma tean, ma olen Eestis kontserdidel käinud, on Pühajärve Jaanituli, on Retrobest, on erinevad, et ma mõtlen pigem, et 5 aasta pärast võiks meil olla 3 albumit äkki. Ja ma ise vaatan seda, et noh, kõik inimesed, kes meid kuulevad, ütlevad, et väga äge, aga kokkuvõttes on Spotify's on 3 laulu ja YouTube'is on 1 veel. Et meid ei saa kuulata nagu nii väga, et sa just rääkisid, kuidas sõbrad olid autos kuulanud neid 4 laulu mitu tundi. Et aitäh kõigile, kes te seda teete. Aga minu jaoks bändi saavutused pigem on see, kui palju mussi meil väljas on, kui see, et mis lava meil on. Et me käisime eelmine suvi küll läbi tutvuse, aga käisime Võsu rannafestivali, 2 päeva avasime. Lava oli suur, leegiheitjad olid küljes, see oli äge. Aga jah, et lava ise ei ole eesmärk, vaid seal me siis avasime 2 päeva, inimesed alles ringutavad, ärkavad meie muusika peale üles, väga palju rahvast ei olnud seal, muidugi meie omad sõbrad, sugulased, kes ikka käivad toetamas meid. Aga siis me pärast vaatasime seal seda kontserdit edasi ja Shannon mängis ja siis oli seal lava eest, oli siuke tihe saar inimestest ja siis ma bassimehele panin käe õlale ja ütlesin, et näed, sa unistasid ennem suuremast lavast, aga nüüd unistame nüüd järgmiseks sellisest publikust. Et samune, see muidugi võtab aastaid, aga publikut meil on vaja, publik tahab meid kuulata ju ka kodus ja autos, et on vaja salvestada mussi ja siis 5 aasta pärast võiks meil olla mitu albumit väljas ja siis võiksime teha suuremaid lavasid põhimõtteliselt kokkuvõttes. Et 5 aasta pärast uuesti Võsu rannafestivalil, aga paremal kellaajal. Jah, see oleks super. Jah, sest minu reaktsioon on, ma pean nagu sama ütlema, et ma oleks tahtnud Spotify's või YouTube'is või kuskil nagu rohkem materjali leida, et jah, aga ma arvan, et teil ei ole nagu kuskil mujal nagu mitte midagi muud nagu jutumärkides puudu, et see ongi nagu ainuke asi, mis on vaja teha ja see asi peaks juba nagu ise liikuma, ma arvan. Aga okei. Ma vaatan, et varsti hakkab meie aeg lõppema, nii et ma lähen niimoodi viimaste küsimuste juurde, ma vaikselt sujuvalt. Et te olete lahedad tüübid ja ma usun, et ma jätan ka natukene materjali järgmise korra jaoks, siis me teeme veel. Ma loodan.
kas on midagi sellist, millest oleksite tahtnud rääkida, aga millest me võib-olla ei rääkinud praegu? Ma arvan, ma tahaks lihtsalt tänada kõike seda toetavat meeskonda ja kõik, kes meid on nagu sellel teekonnal aidanud ja ka edasi aitavad. Et Redneck Rampage'i laulja, kes on aidanud meil meie praegused kõik lood mästerdada. Kõik inimesed, kes on aidanud meie muusikavideo, filmalised, kes on aidanud meie muusikavideot filmida. Meie kõigi elukaaslased, meie kõigi pered, et kõik, kes meid nagu igal sammul toetavad ja Võib-olla jah, see, millest tahaks rääkida kindlasti veel, on see Ajamasina nagu vaim, et minu jaoks on see sõpruskond ja perekond ja kogukond. Et enne seda siuksed 2 mehe või 1 mehe projekti ja siukest oma pead nokitsemist on mul olnud aastaid, aga seda, et sa leiad nagu oma gängi, oma sõpruskonna, oma hombred, oma sõbrad, kellega koos teil on ühine eesmärk ja kes sinna, kellega saada suvel kokku ja minna Saaremaale ja juua lõkkeres õlut ja kellega istuda bändikas ja tinistada pilli ja kellega minna Peipsi äärde või kellega sõita mööda Eestit ringi eri kohtades, teha mussi, mis meile meeldib, nähes uusi sõpru, leides uusi sõpru. Jah, just tahaks tänada kõiki, kes meid toetavad, kõiki, kes meisse usuvad, et see annab siukse suure nagu vastutuse meile nüüd, et aga Ajamasin, teie tehke nüüd, ja siis me kõik tuleme selle suure sõpruskonnaga kokku ja teeme korralikke Ajamasina pidusi ja Ajamasina laivid. Et see paneb ühest küljest siukse suure vastutuse, aga samas ma nagu tunnen, et kui ma astun mööda tänavat, siis mu jalad jätavad liiva sisse nagu sügavama mustriga jälje. Siuke võrdlus praegu sündis. See on väga ilusti. Et lihtsalt et jah, et varem just see on minu jaoks muutunud isiklikult, et varem, kui ma tegin üksi rohkem ja lihtsalt produtsendiga, siis oli rohkem nagu mina, on ju, et minu laulud, minu image, mis iganes. Aga nüüd on mul suur rõõm olla millegi suurema teenistuses kui ma ise. Et Ajamasin on meie ühine suur ettevõtmine ja ma loodan, et see viib meid kaugele ja ilusatesse kohtadesse. Ja juba on see saavutanud minu jaoks bändi bändi tegemise kõige suurema eesmärgi, et oleks äge. Jõuame ringiga tagasi sinna, seda, kus ma seisin seal põhikooli laval oma plokkflöödiga ja ei olnud äge. Nüüd, vaadake meid nüüd. Vaadake meid nüüd. See oleks äge. Jah, ma olen sinuga 100% nõus, et tegelikult kui võtta inimesi, kes on õnnelikud, see on üks siuke temaatika ongi see, et sul on nagu sõbrad, kellega koos midagi teha ja need ongi nagu eesmärk ja sõbrad, et see on tegelikult on teil nagu niivõrd palju vedanud ja te nagu lasete asju välja, et te olete nagu nii õigel teel, kui vähegi olla saate. Et ma loodan, et hoiate sellest kinni ja panete selle asja toimima. Et kindlasti no stupid shit ei tohiks siia vahele tulla. Lihtsalt minu enda elukogemus. Jah, eks selles mõttes, et on punt on mega, kollektiiv on mega, potentsiaali on nii tohutult palju. Ühest küljest võiks ju vallutada on ju maailma. Minu laulusõnad on eesti keeles. No vallutame Eestimaa, hea seegi on ju. Ja kui see võtab aega 30 aastat, siis mulle sobib, sellepärast, et ütleme, kui ma peaksin näiteks saama vahepeal endale tütre või poja, siis bänd on super äge, aga bänd ei ole nüüd kõigem elus. Ma saan aru, et see müüt tänapäeva superstaarist või muusikakangelasest on see, et ta ohverdab kõik selle muusika nimele. Ma olen nii nagu isekas või mugav inimene, et ma tean, et pere ja nagu minu lähedaste õnn on kohati nagu olulisem kui see, et ma saaksin laval tuusata. Ma tean, sõbrad jäävad alati alles,
ja bänd läheb edasi, et jep. jah, väga õige distinction, sul peab olema prioriteedid paigas. Et sa pead asju tegema enda jaoks ja oma lähedaste jaoks no,. Aga mul on tunne, et see ajamasina meie ja meie lähedaste elu kirgastab ja teeb ägedaks, et oma punt on nii oluline, oma koht siin elus leida. See on hea sõnum, millega lõpetada, aga ma küsin enda traditsioonilise lõpuküsimuse ära. Kas on äkki midagi sellist, mida te tahaksite minu või meie tegemiste kohta uurida või küsida? Ma saan aru, et kuulata saab YouTube'ist, Spotify'st ja ma kindlasti hakkan tutvuma sellega. Et ma varem ei teadnud Kelder, see oli kuskil läbi käinud, aga ma ei olnud nagu pingile vajutanud. Et ma usun, me kohtume veel. Me saame rääkida igast asja, et samune mingisugune hip-hopi, mingi freestyle'i diivani peal istumine mikritega, nagu nad teevad YouTube'i videos ja fire in the booth asjad. Et mõne arvest oleks ülikool, kui me saaksime meie stutis ka teha midagi sekest ja leida võib-olla paar artisti veel, kes teevad sekest. Et ei pea, et noh, meie žanri nimi on est-rock, aga no muusika, et see, mis mind ennast on inspireerinud, on nii seinast seina. Et ta on niisugune rocki ümbruskonnas, ma ütleks kõik. Aga kindlasti mitte ainult. Okay. Aga siis minu poolt on kõik. Ja ma loodan, et me kohtume varsti veel ja ma soovin teile palju edu. Suur aitäh! Jah, nii et aitäh vaatamast ja järgmise korrani. Ajamasin. Seins mind viinud transsi, rebin ennast kõigest lahti. Unenam ei jätta järele, unenam mind viinud kohale. Suue seins mind viinud transsi, rebin ennast kõigest lahti. Kuller on su poole teel, kuller on su poole teel, kuller on su poole teel. Ja mulle kõik kohale, kuller, pole sulle, toob sulle ja mulle kõik kohale, kes tellib endale. Vana raisk ei õpetanud ega läinud tööle, pihta sai nii naine laps, kui päevi näinud